Tere tulemast tagasi ja täiesti uskumatu, aga ongi möödas esimene kuu meie elust Ameerikas. Ja see on olnud väga põnev kuu, täis erinevaid lahedaid sündmusi ja tuli välja, et elu Ameerikas ei ole üldse selline, nagu meie ise kujutasime ette ja sellest ma sulle selles videos ka räägingi. Kui sa järsku ei ole vaadanud veel minu esimest YouTube videot, siis kindlasti tee seda, sest et seal ma räägin põhjusest, miks me siis Kendriga üldse USA-sse kolisime. Aga alustame siis. Esimene nädal möödus meil korterite otsimisega. Kui me jõudsime kohale, siis me teadsime, et 10 päeva me veel elame hotellis. See oli suurepärane hotell, mega ilusa vaatega merele, väga ilusa stiiliga, hot tubiga, basseiniga, jõusaaliga, ühesõnaga üliäge hotell. Ma olen väga õnnelik meie valikuga, aga meil oli ainult 10 päeva ja selle 10 päevaga me pidime leidma endale korteri. Ja see nädal oli lihtsalt mega hull, täiesti crazy nädal, sest et mulle tundub, et me vaatasime iga päev 4 või 5 korterit ja mul oli mingi hetk selline tunne, et me ei leia seda õiget korterit. Sest et teate, mulle tundub, et vahepeal on selline tunne, et korteri otsimine on sama nagu sõbra otsimine. Sa lihtsalt pead kuidagi esimese hetkega ära tundma, et okei, davai, see on minu inimene, see on kindlasti minu inimene. Ja nüüd korteritega oli täpselt sama, ma iga kord astusin sisse ja ma tahtsin tunda seda tunnet, et jaa, see on see korter, kus ma tahan elada, see on minu korter, see sobib mulle, see energia on super. Aga iga kord me astusime sisse ja kogu aeg oli nagu, no okei, ta on vist fine, aga mulle tundub, et see ei ole see õige. Ja üks hetk juhtus see, et me astusime korterisse ja ma sain kohe esimesest sekundist aru, see on see korter, kus me hakkame elama ja loomulikult me ei võtnud kohe seda ära, sest et see on väga suur samm, väga suur otsus, nii et me vaatasime veel natuke ringi ja lõpuks tulime ikkagi selle juurde tagasi, et see korter on see, mis meile sobib ja selle korteri me ka võtsime. Aga ma võib-olla mainin ka seda, et kui me kortereid otsisime, siis ma tegin endale väikse nimekirja nendest asjadest, mis on kõige olulisemad minu jaoks ja mida ma tahan, et meie siis tulevane korter sisaldaks. Esimene kõige tähtsam punkt oli see, et ma tahtsin, et oleksid valged seinad. Nagu sa näed selles videos, siis valged seinad on need, mida me otsisime. Õnneks enamus Ameerika kortereid on valgete seinadega või siis hallide seinadega, nii et sellega suurt probleemi ei olnud. Teine oluline punkt oli valgus, sest et me filmime väga palju videosid. Ma teen kogu aeg sisu Instagramis. Muideks, kui sa mind veel ei jälgi, siis kindlasti hakka jälgima, sest et ma jagan seal ka enda elu Ameerikas ja lahedaid nippe ja trikke seoses Instagrami ja turundusega. Aga sisu tootmine on minu töö, nii et valgus on eriti oluline ja seetõttu ma olen väga õnnelik, et meie korteris on meeletult palju valgust, nii et sellega on kõik tip-top. Ja kolmas punkt on see, et asukoht peaks olema väga hea, see tähendab seda, et lähedus merele, lähedus poodidele, restoranidele, võib-olla lihtsalt, ma ei tea, mingitele suurtele keskustele ja kõike seda me saime, sest et samal tänaval meiega on 2 poodi, on Target, mis on üks väga suur, ma arvan, et sa tead, väga suur kett USA-s ja on Trader Joe's, mis on ka väga tuntud ja populaarne poekett Ameerikas, nii et meil on lausa 2 poodi siin kõrval, mis on eriti lahe. Ma jagaks sinuga ka paar huvitavat fakti seoses sellega, et millised need USA-s korterid siis on ja mida ma enda jaoks vähemalt avastasin. Esimene huvitav fakt on see, et 99% korterid tulevad mööblita. Seda ma mainisin ka esimeses videos, seda ma teadsin juba Eestis, nii et kõik see mööbel, mis kunagi YouTube videos sa näed, siis kogu see mööbel on täiesti uus, täiesti meie enda ostetud ja me ei tea, mis selle nunnukaga siis pärast teha, kui me kunagi Eestisse tuleme. Aga nii see on, 99% korteritest tulevad mööblita. Siis teine väga huvitav fakt on see, et enamus kortermajades on sellised ühisruumid nagu näiteks jõusaalid, on basseinid, on hot tubid, on mõndades olid ka töötamise jaoks ruumid, nii et see on vist täiesti tavapärane Ameerikas, et kortermajades on sellised ühiskasutuses ruumid olevad ja see on hästi mugav, sest et jällegi, kui sa ei taha raisata raha jõusaalide peale, mis on siin väga kallid, siis sa saad täiesti tasuta minna jooksma, minna kõndima, ma ei tea, teha trenni, hantlitega midagi teha, et kõik see on võimalik ja me teeme seda enda majas. Kolmas väga huvitav fakt on see, et
mõned korterid olid ilma pesumasinata ja ka ilma kuivatita ning pesumasinad on olemas, aga nad on ühisruumides kuskil parklates, ma ei tea, -2, -3 korrusel, mis tähendab seda, et iga kord, kui sa tahad pesta enda pesu või mis iganes muud, siis sa kõnnid kotiga välja, lähed lifti, sõidad -3 korrusele ja siis sealt paned asjad pessu ja siis tuled, ma ei tea, tunni või 2 pärast tagasi. Õnneks meil seda ei ole, meil on pesumasin ja kuivati olemas otse korteris, nii et meie ei pea kuskil väga kaugele minema. Ja 4. väga huvitav punkt on see, et päris mitmes korteris me nägime, et magamistoas üle terve põranda on vaip maas. Jällegi, tavapärane selline asi Ameerikas, ka meil siin korteris, kus meie nüüd elame, on vaip maas ja see on tegelikult päris mugav asi. Ütleme nii, et ma ei ole sellega väga harjunud, sest et Eestis meil on ka vaibad maas, aga nad on sellised pigem väiksed, on ju, ja pigem selleks, et ma ei tea, tekitada sellist hubasust korterisse, aga siin on üle terve põranda maas vaip. Ja tegelikult mulle isegi see meeldib, sest et magamistoast tal lisab sellist natuke hubasust juurde ja mugavust ja soojust, nii et ma naudin seda, et ma saan enamus ajast olla lihtsalt sokkideta, sussideta ja on hästi mõnus ja pehme. Nüüd, kui me olime otsustanud ära, et davai, meile sobib see korter, me tahame seda korterit, siis meid ootas ees järgmine samm. Korteri allkirjastamine, ehk siis lepingu allkirjastamine toimus mul teisipäeval. Ja teisipäeval oli see päev, millal me tegime check-out'i hotellist. Ehk siis me tegime check-out'i ära ja me võtsime rendiauto selleks, et sõita poodidesse ja osta endale madrats. Me riskisime väga palju, sest et me ei teadnud, kas me tegelikult saame ju lõpuks korteri, sest et meil ei olnud lepingut, aga me olime ka hotellist välja check-out inud. Nii et õnneks ette joostes kõik läks hästi, aga tõesti me võtsime endale rendiauto ja rendiautoga me sõitsime siis sellistesse poodidesse nagu Mattress Firm, IKEA, Walmart, ühesõnaga erinevad poed käisime läbi, et vaadata mööblit, et leida endale madratsid ja madratsiga oli ka täiesti eraldi lugu. Meil oli vaja madratsid kohe ja praegu, aga me madratsid ostsime President's Day ajal ja kahjuks enamus madratsid olid välja müüdud, nii et ainuke madrats, mida me saime, oli 700 või 800 taalane madrats. Õnneks me saame seda tagastada ja õnneks me saame seda välja vahetada. Ja see oli siis ka esimene asi, mida me siia korterisse tõime. Järgmised päevad me käisime uuesti poodides, ostsime erinevad nõud, erinevad kahvlid, kõik asjad kööki ja siis hakkasime tellima ka diivaneid ja laudu ja toole, aga sellest on ka mul rääkida, ma ei tea, tundide kaupa võin rääkida sellest, et kuidas kõik tellitakse, milline protsess on see tagastamine, millised on need mõõdud ja veel on neid asju. Aga ma võib-olla ka igaks juhuks mainin, et miks meil tegelikult nii pikaks läks see protsess mööbli tellimisega, sest et ta ei tohiks võtta ju palju aega, on ju. Põhjus oli see, et minul endal peas on hästi konkreetne visioon sellest, milline meie korter peaks olema. Ehk siis ma teadsin väga täpselt, millist diivanit ma tahan, millist lauda ma tahan, milliseid toole ma tahan, sest et jällegi, nagu ma mainisin, ma toodan sisu ja minu jaoks on väga oluline, milline on see tagataust, milline on see visuaal. Nii et me ei saanud võtta esimese diivani lihtsalt, mille me leidsime, vaid meil oli vaja, et oleks konkreetselt selline. Sama asi oli ka lauaga. Aga natuke naljakad olukorrad on tõesti selle tagastamisega, et mõned kohad tagastavad väga lihtsalt, mõned tagastavad väga keeruliselt seda, nii et mis ma panin tähele USAs, muideks jällegi, mis Eestis vist ei läheks läbi, aga USAs on niimoodi, et kui sa oled hästi selline pehmo klient, ehk siis sa ütled lihtsalt, tervist, mulle ei sobinud diivan, kas ma võin tagastada, siis nad saadavad su suht kukele, ehk siis nad ütlevad, et tead, ei saa tagastada, oledki nüüd selle diivaniga. Aga kui sa oled hästi selline enesekindel ja nõudlik klient ja sa saad neile sisse ütled, et kuulge, ei sobinud praak, mingi vale värv, kõik on vale, kõik on pahasti, siis nad on kohe sellised, et okei, me võtame vastu, mida sa tahad, tagastame, anname ka mingid, ma ei tea, krediiti juurde veel, mingid boonused, mingid soodushindu. Nii et siin on ikkagi selles suurriigis on nii, et sa pead ennast kehtestama, sa pead ennast näitama, sa pead ütlema, mida sa tahad, kuidas sa tahad ja hästi enesekindel olema. Tulles tagasi siis korteri juurde. Nüüd, kui mööbel oli enam-vähem tellitud, meil oli madrats juba, mingid asjad köögis, siis järgmine asi oli loomulikult internet ja mobiilne telefon. Mulle tundub, et
telefoni number ja mobiilne internet oli esimene asi, mis me tegelikult üldse ostsime järgmisel päeval, kui me jõudsime Ameerikasse, sest et ilma telefonita sa ei saa helistada, ilma internetita sa ei saa mitte midagi otsida. Nii et see on see, mida me tegime kohe ja ma teadsin kohe, et see on kallis, aga ma ei teadnud, kui kallis see on. Ma mäletan sellest ajast, kui ma õppisin Ameerikas, et mina maksin äkki $30 kuu. Minu arust on see väga palju, sest et mulle tundub, et Eestis me maksame äkki €20 või €15 Telisas. Võib-olla vähem, võib-olla rohkem on ju. Keegi võib-olla maksab üldse 8 ja 5, ma olen ka selliseid asju kuulnud. Aga siin ma maksin siis 30 ja nüüd, tähelepanu, me maksame €40 pluss tax. Ehk siis umbes vist äkki 45, isegi mitte eurot taala. Me maksame $45 kuus selleks, et meil oleks internet ja telefon, nagu telefoni number. $45 kuus. See on minu arust täiesti ebareaalne. Ma ei tea, mis asja sa selle eest peaksid veel saama, mingit massaaži veel iga kuu ja maniküüri ja veel midagi. Aga nii see on ja see on kõige odavam, mis me saame. Kodune internet on ka $50 kuus pluss tax on ju, need kõik hinnad on siin ilma käibemaksuta, ehk siis tax tuleb veel juurde ja minu jaoks oli see täiesti ulmeline avastus, et me maksame iga kuu mingi $130 või $140 lihtsalt selle eest, et meil oleks internet. Kuigi hea uudis on see, et meil on väga kiire internet. 300 või 500 megavatti on ju sekundis, mis on hästi suur maht. Eestis mulle tundub, meil oli 50 või 100. Nii et see on väike pluss, aga see on ulmeliselt kallis ja nii ta kahjuks on. Ja nüüd, kui me olime saanud lõpuks ka interneti endale koju, saime ka mööbli koju, on ju, siis tekkis see hetk, kus me saime aru, et tuleb hakata ka tööd tegema, sest et väga tore oli ju kolida, väga tore oli kogu selle protsessiga tegeleda, aga nüüd on see hetk, kus tiim ootab, et okei, kuulge Katriin ja Henri, kas te tööd ka hakkate tegema, on ju. Nii et meie otsustasime, et kuna Henri on pigem selline kodukala rohkem, et tema eelistab kodus töötada ja temale meeldib kodukontorit teha, siis tema töötab rohkem kodus, aga mina mõtlesin, et mina liitun sellise kohaga nagu coworking. Ma olen nendest kohtadest väga palju kuulnud, aga ma ei ole mitte kunagi mitte kuskil käinud sellistes kohtades, nii et why not? Mis ma siis tegin? Ma võtsin nimekirja ette nendest coworking utest, vaatasin kõik hinnad ja sain aru, et alla $200 kuus ei ole mitte võimalik mitte ühtegi kohta leida. Miks siin nii kallis kõik on? Võib-olla, ma ei tea, öelge mulle, andke mulle kommentaarides teada, et kas see on odav või kallis, aga kas Eestis coworkingud maksavad tõesti ka $200 kuus? See on siis 24/7 access. See on vist kõige odavam. Ja ta ei ole ka kesklinnas, see tähendab seda, et ma pidin äkki 20 või 30 minutit selleni kõndima, sest et need kõik, mis on lähedal, need maksavad, ma ei tea, $250, $270. Nii et andke mulle teada, kas Eestis on ka kõik nii kallis, kas ma midagi saan valesti aru asjadest või mitte. Ja nüüd ma liitusin tõesti coworkinguga, mulle meeldib seal tööd teha, mulle meeldib seal keskenduda, sest et antud hetkel praegu ma töötan enda kursuse kallal, on tulemas Instagram 4.0 kursus, ma täiega ootan seda, ma tean, et väga paljud minu õpilased ootavad seda ja minu ka mitte õpilased ootavad seda. Muideks, kuniks ma ei ole veel unustanud, saab liituda ootenimekirjaga ja ma lingi jätan video alla, nii et kindlasti, kui sa tahad saada esimesena infot selle kursuse kohta või tunned, et sa oled juba valmis liituma, sest et see on tõesti maailma parim kursus, siis kindlasti liitu ootenimekirjaga. Nii et coworkingus antud hetkel ma töötan tõesti enda kursuse kallal, ma teen seal enda kõnesid, mentorluskõnesid, konsultatsioonkõnesid, tavaliselt mul on praegu selline graafik, et ma ärkan umbes 6 et ma ärkan 6:30 ja siis ma teen trenni, söön, panen ennast valmis ja umbes 8 on mul esimesed kõned. Mul on kell 8 kõne, 8:30, 9 näiteks ja siis ma töötan kuskil kella 2-ni. Vahepeal ma muideks olen teinud ka inglise keele tunde, isegi elades Ameerikas. Ma tunnen, et inglise keele tunnid on need, mis aitavad mul paremini väljendada ennast, et ma tahan nagu tegeleda keelega. Ma soovitan sellist äppi nagu Preply, mina ise kasutan seda, üliäge koht. Ma lisan siia video alla ka lingi enda siis soodustusega. Esimeses tunnis saab 70% alla. Kindlasti kasutage seda. Selle lingiga te saate siis testida erinevaid õpetajaid, proovida, kas teile sobib, kas teile meeldib. Mina ise kasutan seda äkki peaaegu juba 8 kuud. Ülirahul olen, täiega head hinnad on, ägedad õpetajad, väga suur valik. Nii et kui on soovi natuke praktiseerida enda inglise keelt või hispaania keelt või mis iganes muud keelt, siis Preply on täiega hea.
koht selleks ja lingi jätan siis video alla. Aga jah, see on see, millega ma tegelen siis coworkingus ja kella 2-ni ma olen siis coworkingus. Selleks ajaks mul on tehtud kõik kõned, selleks ajaks ma olen teinud ära kõik oma sisuasjad, selleks ajaks ma olen teinud enda inglise keele tunni ära. Ma teen 2 korda nädalas inglise keele tunde või külastan 2 korda nädalas inglise keele tunde. Ja peale seda ma tegelikult tulengi koju, siis ma söön lõunat, koristan natukene, tegelen oma asjadega ja õhtust hakkab ka üks minul selline töö ots, sest et õhtul on see hetk, kus on Eestis hommik. Nii et kui kõik ärkavad, siis ma natuke veel töötan ja umbes 9-10 ma saan magama. Ja mulle täiega sobib see graafik, sest et ma olen hommikuinimene, ma naudin hommikuid. Ma kindlasti teen sellest ka YouTube video, anna mulle kommentaarides teada, mis minu päevas sind huvitaks, mida sa tahaksid näha üldse minu elust. Ma proovin seda kindlasti kõike jagada. Seniks aga suur aitäh sulle, et sa jõudsid siia lõppu. Kui sa ei ole veel subscribe'inud, siis kindlasti subscribe'i. Kui sa ei ole veel pannud like'i, thumbs up, siis kindlasti tee seda. Ootan siin ka enda Instagrami kontol. Seniks aga soovin sulle mõnusat päeva jätku, mõnusat nädala jätku ja näeme juba varsti järgmises videos. Yay!